kõigile! Mul on hea meel, et olete jälle leidnud tee minu kanalile ja millest me täna räägime. Muidu ma olen kajastanud väga palju oma bikini fitnessi teekonda, seda ma teen ka edaspidi. Aga mõtlesin, et täna räägin lühidalt ja kokkuvõtvalt ühest teemast, mille kohta on minu käest väga palju küsitud just Instagramis ja tahan lihtsalt jagada oma vaatenurka, oma mõtteid, oma kogemusi. Ütlen kohe ära kõik, mis ma siin räägin. Ma ei arva, et see peaks kehtima kõigile. Alati on erisusi ja on asju, mis kellelegi sobib, on asju, mis ei sobi. Et kindlasti ma ei räägi asjadest nii, et see absoluutselt on mingi reegel või et see peab kõigile sobima. Aga ma räägin nii, nagu mina arvan. Mina kui treener, mina kui inimene, kes on toitunud tervislikult juba aastaid, mina kui inimene, kes püsib vormis tänu aktiivsele eluviisile ja õigele toitumisele. Et ma arvan, et mul on teile jagada küll päris häid nippe ja anda äkki mingeid häid mõtteid või lihtsalt inspiratsiooni ja julgustada teid vähem üle mõtlema. Ja millest me siis täna räägime? Tänane teema on kaalu langetamine. Kas kaalu saab langetada ilma kaloreid lugemata ja toitu kaalumata? Mis teie arvate? Kas saab? Kaalu langetamine on popp teema. Sellest ei saa mitte kuidagi üle ega ümber. See on nii ja see jääb nii ja me võime küll mõelda ja rääkida, et kõik on see dieedikultuur, see inimeste surve, et nad peavad olema saledad ja meedia mõjutab seda ja sotsiaalmeedia mõjutab seda. Ja mingil määral ma nõustun sellega, et kindlasti on surve ühiskonna poolt olemas. Et justkui ainult saledana saad sa õnnelik olla, aga point ei ole üldse tegelikult selles, vaid point on tegelikult ka tervises. Ja ma ei ütle seda, et saledad inimesed on terved, et nendel ei ole terviseprobleeme. Ma ei hakka rääkima äärmustest, ongi äärmused, on väga rasvunud inimesed, on liialt kõhnad inimesed ja on siis need vahepealsed inimesed. Et kõige optimaalsem inimese jaoks oleks ikkagi olla normaalkaalus ja mitte midagi ka ei ole hullu, kui seal on mõned ülekilod või alakilod, et lõpuks loeb ikkagi see, kuidas inimene ennast tunneb ja kas ta tervis on okei. Kui liigne kehakaal, me räägime täna ikkagi liigsest kehakaalust pigem rohkem, kui liigne kehakaal hakkab põhjustama su elus ebamugavusi, terviseprobleemid tekivad, ebakindlus suureneb, stressitase tõuseb tänu sellele, siis ma arvan, et on aeg sellega tegeleda. Et ülekaal tekib mitmetel põhjustel. Ma lihtsalt teen väikese sellise sissejuhatuse, et miks kaal üldse tõuseb. Ja ma räägin praegu siis stabiilsest kaalutõusust, mis siis aega mööda järjest koguneb, nii et sa ei saa arugi ja mõne aasta pärast sa vaatad peeglisse ja vaatad, et sa ei tunne ennast enam ära, sest sa ei ole enam see, kes sa olid varem ja sul ei mahu riided hästi selga, sa ei tunne end hästi, sul on tekkinud mingid tervisemured ja ma korraks natukene lihtsalt seletan teile, mis võib üldse olla põhjus, miks kaal tõuseb niimoodi stabiilselt ja vaikselt, märkamatult. Hästi paljud ütlevad, et märkamatult olen 20 kilo juurde võtnud. No tegelikult märkamatult on seda väga raske teha, et pigem on see võib-olla ikkagi probleemi vältimine, sest kui sa oled juba võtnud kilosid juurde näiteks 5 kilo, 7 kilo, siis ikkagi sa tunned seda. See annab ikkagi sulle kuidagi märku. Aga mis siis on need peamised põhjused üldse, miks inimestel kaal niimoodi tõuseb? Elustiili muutus. Sa teed mingi hetk ühte asja ja enam seda ei tee ja su elu muutub. Näiteks oled noorem, sa oled aktiivne, liigud palju, võib-olla teed trenni rohkem, oled vallaline, sa käid kogu aeg ringi, pidu siin, pidu seal, sa oled hästi aktiivne ja siis mingi hetk näiteks sa lähed püsisuhtesse, muutud mugavamaks
elustiil muutub vähem aktiivsemaks ja sul hakkavadki nii-öelda need kilod vaikselt kogunema, sest sa enam ei liigu nii palju, võib-olla sa oled vanem juba, sul on ainevahetus aeglasem, sa ei kuluta seda energiat enam ära, mis sa sisse endale sööd. Eluviis on istuvam aga nii see tulebki. Et tihti inimesed ei märka seda, sest see käib hästi sujuvalt, üldse selline elustiili muutus ja nagu me näeme ka siit ühiskonnas, sest praegu on järjest lihtsamaks elu inimeste jaoks tegelikult muutub juba sellena, kuidas endale toitu saada. Sa võtad äppi lahti ja sul on põhimõtteliselt 20 minutiga toit ukse taga, sa võid ükskõik mida endale tellida. Siis inimesed liiguvad palju rohkem autodega, jala keegi käia ei taha, parklas võideldakse selle koha nimel, kes saab kõige lähemale parkida. Et tundub juba hästi selline vastumeelsus üldse kuskile liikuda või midagi teha, midagi füüsilist teha, et kõik peab olema hästi lihtne, kiire ja mugav. Ja see kõik soodustab seda, et sa liigud vähem, aga sa sööd ikkagi ja sa sööd rohkem. Ja ütleme nii, et see toit ka võib-olla praegu on nii teistsuguse koostisega, sisaldab rohkem igasuguseid säilitusaineid, magusaineid, kunstaineid, mis iganes aineid, mis tekitavad söögiisu juurde, mis tekitavad selle hea maitse, et sa tahad veel, tekitab sõltuvust. Reaalselt mõelge, kas te suudate, kui te olete krõpsufänn näiteks, võtate pakist 2 krõpsu, peaaegu võimatu on võtta sealt rohkem, sest sa sööd selle paar krõpsu ära, seal on need maitse tugevdajad peal. See on justkui selline narkootikum, et sa tahad seda veel ja muudkui võtad ja enne kui aru saad, on pakk tühi, aga palju seal pakis kaloreid on, mida sa sisse sööd ja kas sa kulutad need kalorid lõpuks ära? Ma arvan, et mitte ja siis ongi vaikselt see ülekaal tekib. Et alati mõelge oma elustiili peale, mida te olete muutnud oma elustiilis. Ja muidugi on ealised iseärasused, on ainevahetuse muutused, hormonaalne tasakaal naistel, erinevad ravimid, stressitaseme suurenemine, näiteks kui su töökoht, sa vahetad töökohta või sa ei ole õnnelik oma töökohas, sul on palju tööd, kool, võib-olla kõik need asjad kokku, et see stressitase ka suureneb ja see stressitaseme suurenemine teeb sind veelgi natuke laisemaks, seda vähem sa viitsid üldse ise minna poodi jala näiteks. Ongi nii, et sa voldid ja poldid endale iga õhtu toitu koju lihtsalt, sest sa tunned, et ma olen nii stressis, ma ei viitsi millegiga tegeleda, ma ei jõua ise endale süüa teha ja see kõik on omavahel seoses tegelikult. Ja muidugi sinna juurde ongi siis vale toitumine, ebaregulaarsed toidukorrad. Sa sööd siis põhimõtteliselt täiesti, kui on ju juhuslikel aegadel, sa ei mõtle, mida sa sööd, sa tahad kiiret energiat saada, sest sa oled tihti väsinud, pahur ja stressis ja sa haarad selle järgi, mis parasjagu kuskil on ja sul ei ole nagu sellist tahtmist või motivatsiooni natukene planeerida ja sul on alati, sa leiad vabandusi, miks sa ei saa seda teha, siis sa oledki väsinud või mis iganes põhjusel, et sul on alati nagu vabandus selleks olemas. Ja muidugi ongi toitumise koha pealt tavaliselt haarataksegi kiiruga ikkagi mingi ebatervislikuma asja järgi, mis hetkeks rahuldab su isu ja ta tekitab hea tunde, aga see on ikkagi ajutine ja kas su keha tegelikult tahab sellist toitu. Aga miks kaal tõuseb, kui ütleme elustiil muutub ja sa sööd rohkem, miks see kaalutõus üldse juhtub? Enamasti on probleem ikkagi selles, et see energia, mis sa endale sisse sööd, sa ei kuluta seda ära. Kui sa kulutaksid, siis kas kaal langeks või siis püsiks. Kalorid sisse, kalorid välja. Et see on tegelikult lihtne ja väga loogiline. Mulle näiteks meeldib võrrelda inimkeha natukene autoga. Et mõlemad vajavad kütust, et edasi liikuda. Auto vajab selleks bensiini ja inimene vajab toitu. Ja kui sa lähed autot tankima, et ta saaks edasi liikuda, siis mingi hetk, kui sa tangid, paned paagi täis, auto ei lase enam seda kütust rohkem sisse, ta paneb oma luugi kinni, rohkem ei saa, sest rohkem ei ole vaja, tal on piisav kogus energiat olemas.
nii-öelda, et edasi liikuda. aga mida inimene teeb? Inimene sööb oma toidu ära, mis on tegelikult tema jaoks juba piisav, aga ta sööb veel ja ta sööb veel. Ja tänu sellele ongi tema organismis lõpuks seda toitu palju rohkem, kui ta vajab, aga kuhu see üleliigne toit minema peaks? No, peab ju kuhugi minema, sa pead sellega ju midagi tegema, organism peab sellega midagi tegema ja mis see organism teeb? Kahjuks see hakkab talletuma lihtsalt meie rasvarakkudes, paisutades neid suuremaks ja tänu sellele me muutumegi ise suuremaks. See kõlab ju loogiliselt. Inimesed lihtsalt söövad liiga palju ja sellepärast tekibki see ülekaal. Jah, seal on erisusi, ma ütlesin ka, et on alati erisused. On inimesi, kes tulevad, ütlevad ka mulle, et nad ei söö päevas peaaegu mitte midagi, kaal ei lange. Seal on juba tõesti ainevahetuse probleemid, hormonaalsed probleemid, mis iganes ravimid ja on olemas muidugi ka meditsiinilisi seisundeid, kus see kaal tõusebki sul põhimõtteliselt mitte millestki. Aga need on erisused. Ma räägin sellisest üldisest pildist praegu. See protsent on ikka väga väike, kes tõesti puhtalt ainult haiguse pärast kaalust palju juurde võtavad. Ja mis ei mõju ka hästi, on tegelikult kiirdieedid. Kiirdieedid on sellised dieedid, mis siis lubavad hästi lühikese aja jooksul kiiresti kaalust alla võtta, mis on väga ahvatlev inimeste jaoks, täiesti arusaadav ka. Keegi viitsi oodata pool aastat, et 10 kilo alla võtta, kõik tahaksid selle 10 kilo kohe kuu ajaga alla võtta. Aga mis see lõpuks tekitab väga paljudel hoopis selle, et kui see kiirdieet läbi saab, sa oled olnud väga pikalt hästi vähese toidu peal, ikka väga karmi toidu peal. Ma olen kuulnud ikka sellistest dieetidest, kus süüakse 500 kalorit päevas ja täiesti sellised jaburad asjad. Ja siis see dieet sul lõpeb ja sa tunned meeletut nälga ja isu absoluutselt kõige vastu. Ja sa lihtsalt sööd ja see, ütleme, dieediperiood, kus sa olidki tubli, pidasid vastu, sõidki 500 kalorit päevas, sul oli motivatsiooni, sest kaal langes hästi kiiresti. Vaheldub siis sellega, et sa hakkad sööma, sa sööd hästi palju nädal järjest või siis 2 nädalat järjest, siis sa proovid uuesti näiteks seda kiirdieeti teha, et see joo-joo efekt, olete kindlasti kuulnud joo-joo dieeditamisest. Aga kui seda väga palju teha, ühest ekstreemsusest teise kogu aeg minna, siis esiteks sul võivad tekkida need lisakilod hoopis topelt tagasi. Seda olen väga palju kuulnud, olen oma klientide peal ka näinud. Ja teiseks sa teed enda kehale ikka väga suure karuteene, sest iga kord, kui sa oma keha näljutad, siis lõpuks see paneb sul palju rohkem tootma neid rasvarakke ja kaalu tuleb isegi rohkem juurde. Nii et tegelikult kiirdieedid ei ole hea lahendus. On eridieedid, mis võivad inimestele sobida, näiteks ketodieedid, Atkinsi dieedid. Jälle ma räägin, need on erisused, mõnele sobib niimoodi toituda ja siis sa peadki tegelikult nii toituma terve ülejäänud elu, et kui sa oled ketodieediga näiteks alustanud ja sa näed häid tulemusi ja see tõesti sobib sulle, sul on energiat, siis sa pead sellega ikkagi suhteliselt terve elu tegelema. Muidu kui sa hakkad mingi hetk järsult sööma jälle süsivesikuid, siis võib see tervis sul kehvemaks minna või kaal tõusta. Et alati mõtle seda, et kui sa tahad mingit eridieeti teha, mis on tõesti selline väga special, mis välistab mingid toiduained, et kas sa oled valmis seda tegema terve elu. Vastasel juhul võib see kogu aeg sul lihtsalt vastu taevast lõpuks minna, kui sul tulevad need lisakilod tagasi ja veel topelt ka. Seda ju keegi ei taha tegelikult. Et soovitan ikkagi sellist elustiili muutust pigem. Kui sa elustiili muutuse läbi teed, siis sa ei pea kunagi elus mitte ühtegi dieeti pidama. Ma luban sulle. Ja muidugi, mis seda söögiisuga tõstab inimestel, on kindlasti uneprobleemid. Et kui sa ei maga ikkagi hästi mingil põhjusel, mis iganes su elus toimub, siis vähene uni ka põhjustab ikka järgmine päev seda, et sa tahad haarata nende kiiret
süsivesikute järgi ehk siis mingite asjade järgi, mis annavad sulle hästi kiiresti kohe selle rahuldustunde kätte, et ongi tavaliselt siis magusad asjad, see on suhkur. Või siis ka paljudel on isu hästi rasvaste toitude järgi, ongi rämpstoit, sellised rasvased kastmed, burgerid, hästi rasvane pitsa või midagi sellist, mis on hästi rasvane, see ka nagu rahuldab seda isu. Kõike seda, mis ma rääkisin, saab vältida sellega, kui natukene oma toitumist teadlikumaks teha. Ei pea minema ekstreemseks kohe sellega, et nüüd päevapealt ma hakkan kõike kaaluma ja kõik kalorid peavad loetud olema, vaid sa pead tegema kas või mingid väikesed muudatused oma elustiilis, et kui sa juba tead, mis on see põhjus, miks sul kaal tõuseb pidevalt või miks sul kaal ei lange, et kui sul on juba see kaal väga kõrge, siis alusta mõnest väikesest asjast, mida sa saad enda heaks teha, et see kaal hakkaks siis liikuma. Kui sa sööd väga palju rasvaseid toite, poolfabrikaate, ma mõtlen selliseid töödeldud toite, mida saab poest kiiresti kaasa osta, valmistoidud või siis lihtsalt tanklatoidud või mingid muud sellised hästi töödeldud toidud. Proovi hakata neid välja vahetama tervislike toitude vastu. Usu mind, ma võin sulle garanteerida, sa tunned ennast palju paremini ja sa tunned koheselt sellist mõnusat energiat ja kergustunnet. Seda ma olen näinud oma sadade klientide pealt, kellele ma olen koostanud toitumiskavad, kus nad on siis saanud endale retseptiideid, mida süüa ja nad kui ühest suust kinnitavad, et kohe on parem olla. Ja tegelikult see ei olegi midagi rasket, sest midagi sööma peab. Kui sa oled võimeline kogu aeg tanklast toitu ostma ja tellima toitu koju ja poes käima ostma valmis toitu, siis sa oled võimeline aga natukene tegema endale ise mingit toitu, mis siis ikkagi on sulle lõppkokkuvõttes parem, on ju. Tahame ikkagi ise ka vaeva näha, keegi kahjuks sellise nipsuga ei saa sinu kaalu langema panna, vaid sa ikkagi ise pead selle nipsu kuidagi ära tegema ja kuskilt otsast alustama. Ma rääkisin praegu sellisest stabiilsest kaalutõusust, on ju, et mis need põhjused on. Aga ma räägin teile ka nüüd sellest, mis on ajutine kaalutõus ja mille pärast ei pea üldse muretsema. Aga mida ma jälle ka väga palju kuulen, mille pärast ma olen ise ka ikkagi natuke aeg-ajalt muretsen, sest kes see siis tahab näha, kui sa tegeled kaalulangetusega ja siis mingid päevad on kaal palju suurem. Et kas justkui oled süüdi milleski, et teed midagi valesti või miks see keha streigib. Ajutise kaalutõusu põhjused. Naistel eriti päevade ajal, see aeg kuus, lihtsalt mõnel on see eriti karm, keha läheb tursa, läheb paiste, meeletud valud, see omakorda võib tuju nulli, see tekitab rohkem stressi, kõhupuhitused, mis iganes. See on täiesti tavaline. Ma ei tea mitte kedagi, kellel päevad üldse ei mõjuta midagi, et kel nagu null sümptomit on, ikka natukene midagi mõjutab. Ja selle aja tuleb lihtsalt üle elada ja selle ajaga on see, et tervislik toitumine väga hästi aitab. Ma olen ise täiesti teinud katse. Kui mul on päevad, on ju, mul õnneks väga hullult ei ole, mul päris nii ei ole, et ma pean valudes kägaras olema, et ma ei saa midagi teha, et ma küll võtan mingit ibukat veits, et nagu leevendada seda ebamugavustunnet, valu, aga mul päris hull ei ole. Aga ma tegin sellise katse, et mingi periood ma siis proovisin nii, et päevade ajal ma sõin seda, mille järgi isu oli. Ehk siis tavaliselt päevade ajal on sul isu ikkagi magusa ja sellise natukene ebatervislikuma toidu vastu. Ja tegin katse. Ja siis proovisin ka nii, et toit on hästi tervislikult, on ju mingil teisel ajal. Ja sellel perioodil, kui ma toitusin hästi tervislikult ja ei andnud isudele järgi, mu sümptomid olid palju kergemad, mul oli palju vähem kõhupuhitusi. Valud ikkagi olid, aga valusid ma leevendasin niikuinii ibumentiiniga, kui väga hulluks läks. Ja jõin palju vedelikku ja see tõesti aitas. Ja sellel ajal, kui ma toitusin päevade ajal isude järgi, ehk siis šokolaad, jäätis, mis iganes isutas ja ebaregulaarne toitumine,
mul oli nii palju hullem olla, ma tundsin, et mu kõht nagu paisus 4-kordseks reaalselt ja väga-väga ebamugav oli olla. Seega mina soovitan sellel ajal ikkagi võimalikult tervislikult toituda, teha trenni ka, kui vähegi saab, sest trenn aitab, minul näiteks aitab liigutamine. Esiteks see viib mõtted mujale, trenn vallandab sul õnnehormoonid. Teiseks ta ikkagi kuidagi nende krampivalude vastu aitab, et minul vähemalt nii on. Siis on soola liigne tarbimine ka, et kui te mõni päev sööte midagi, mis on soolasem, siis järgmine päev võib kohe olla täitsa pool kilo, isegi võib näidata ka rohkem, et keha lihtsalt soolaga käitub niimoodi, et viskab seda vett rohkem täis. Ja ongi tavapärasest rammusamad toidud ja alkohol, siis see võib ka kehas veel mõnda päeva tunda anda, et kui sa oled ikka käinud sünnipäeval ja rohkem söönud, joonud, siis see ajutine kaalutõus on paratamatus, sest su kehas on ju rohkem toitu, tavapärasest rohkem toitu, et ajutise kaalutõusu pärast ei pea muretsema, et kui sa tegeled kaalu langetamisega ja sa oled ikkagi 80%, 90% ajast ilusti järjel oma toitumisega, siis ajutine kaalutõus ikkagi ei mõjuta niimoodi seda protsessi, et nüüd kui ükskord on kaal suurem on ju mõni päev, siis kohe kõik on rikutud. Ei ole. Ajutine kaalutõus ei tähenda, et kaal on tõusujoones. Üleöö ei saa mitte keegi paksuks minna, see on võimatu. See, kui inimesel need lisakilod tekivad, on ikkagi sellest, et ka järjepidevalt tehakse midagi valesti, et see kaal tõuseb. Mitte nii, et 1 või 2 päeva oled kavast maas ja siis kohe lähed paksuks. Räägime sellest ka, et kuidas siis hakata kaalu langetama, kui sa oled selle otsuse vastu võtnud või kui sa tunned, et see on sinu jaoks oluline. Tee elustiilis muudatusi, rohkem aktiivsust, ära vedele päev läbi, et otsi tegevust, see ei pea olema tõesti treening, kui sa seda üldse teha ei taha, aga lihtsalt ole aktiivsem, et sa kulutaksid rohkem energiat. Ja ma kindlasti soovitan ka trenni teha, et trenn aitab su keha ikkagi ilusaks teha, annab sulle palju häid emotsioone, aitab kaloreid põletada ja trenn ei pea olema üldse jõusaalis või kuskil spordiklubis, tee kas või kodus midagi, jaluta rohkem, lihtsalt liiguta ennast. Ürita vähendada oma stressitaset, analüüsi seda, et mis on sinu suurimad stressiallikad, kas sa saad kuidagi midagi oma elus ära lahendada, et need asjad ei tekitaks sulle nii palju stressi. Kui töökoht millegipärast on sinu jaoks tõesti väga suur stressiallikas, siis kaalu seda, et äkki sa saad vahetada karjääri, kas sa saad vahetada töökohta või mingeid muudatusi teha, et sul oleks tööl parem käia. Et töö teeks sind õnnelikumaks. Kui sa oled toksilises suhtes, siis mõtle, mida sa saad oma suhte heaks teha. Kas on tark selle inimesega koos olla, kui ta teeb sind õnnetuks ja mõtle, kas sa saad midagi seal parandada. Kui sul on stress raha pärast, sest raha on vähe, siis püüa leida mingeid võimalusi, kuidas lisaraha teenida. Usu mind, see võib kõlada nagu klišee või asi, millest kõik räägivad, aga kui sa tahad raha saada, siis mõtle selle peale ja see raha kuidagi leiab tee sinuni. Et niisama passides ja vingudes seda ei juhtu, aga kui sa midagi teed selle nimel, siis usu mind, see juhtub. Positiivne energia toob tagasi positiivsust, ehk siis mõtle millegile, mis sa tahad saavutada, tee seda ja usu mind, see juhtub. Analüüsi oma toitumist, mõtle, mida sa saad paremini teha. Tee endale selgeks tervisliku toitumise põhitõed. See on nii lihtne, tee Google lahti, hästi palju artikleid on, jälgi inimesi, kes räägivad rohkem tervislikust eluviisist, võta kelleltki snitti lihtsalt ammuta informatsiooni, mis on tegelikult saadaval ja mõtle, mida sa saaksid teha paremini. Unusta ära kiirdieedid ja sellised kiired lahendused, sest need ei pruugi sulle hästi mõjuda lõpuks, et pärast oled oma ülekilodega veel rohkem hädas. Ja toitumise koha pealt mõtlegi seda, et kui su
toitumine on väga ebaregulaarne ja hästi palju sellist rämpsu või alkoholi, siis lihtsalt vaheta see toit tervislikuma vastu välja ja proovi paika saada oma toiduajad, et pidevalt ei näksiks ja kogu aeg ei oleks vaja magusat süüa. Pane üldse see magus enda silme alt ära, et ei oleks ahvatlusi. Ja mõtle oma tervise peale ka, et kas sul on mingid tõsisemaid sümptomeid, mis võivad viidata mõnele haigusele. Kuidas su vitamiinide tase on, et kas peaksid äkki laskma perearstil teha vereanalüüsi. Uuri selliseid asju ka, teinekord võib olla ka mingi vitamiinipuudus, mis aitab sul organismi turgutada, annab rohkem energiat. Et neid asju saab kõiki ikkagi uurida ja teha, peab lihtsalt ise ettevõtlik olema ja selle asja kätte võtma, lihtsalt ennast käsile võtma. Ega muud mingit raketiteadust sellega ei olegi. Ja kalorite jälgimine, toidu kaalumine, ma annan nüüd oma mõtted sellest, miks ma arvan, et see võib kasuks tulla. Sest küsimus ongi nüüd selles, et kas sa üldse tead, palju mingi toit sulle näiteks energiat annab. Kas sa üldse tead, mis on tegelikult tervislik? Näiteks, võtame näiteks seesari salat. Sõna salat, see kõlab justkui tervislik, ma söön palju seesari salatit, ma toitun tervislikult. Tegelikult, kui sa sinna seesari salati peale paned seda kastet, või see seesari salat tavaliselt tulebki koos selle kastmega, see kaste on ju majonees ja see on hästi rammus. Ja see seesari salat võib anda sulle rohkem kaloreid, kui sa arvad. Ja üleüldse ka toitudega see, et kui sa paned juurde kastmeid ja jood kõrvale mingeid magusaid jooke, siis see kõik on lisaenergia. Lated, cappuccinod, mis tunduvad justkui süütud kohvijoogid, üks latte võib anda sulle 200-300 kalorit isegi. Sellised asjad, et kas sa oled teadlik nendest asjadest? Kui sa ikkagi kaloreid natukene alguses jälgid ja oma toidud üle kaalud, sa saad lihtsalt teadlikumaks ja paljud uuringud tegelikult kinnitavad, et inimesed ei taju üldse toitainete väärtust, palju miski annab kaloreid ja selline teadlikkus puudub ja seetõttu tekibki ka ülekaal, sest sa lihtsalt ei tea ju, kuidas toituda. Toidu kaalumine annab ju tegelikult sulle ülevaate sissesöödavatest ka kogustest. Isegi kui sa sööd tervislikult, siis kui sa sööd liiga palju ja nagu ma enne ütlesin ka, et kuhugi peab see lisaenergia ju su kehas minema, siis ta talletub ikkagi rasvaks. Et võib ka tervisliku toiduga vabalt ennast paksemaks süüa, sest kui sa sööd seda liiga palju, et see kõlab ju loogiliselt. Aga kui sa tead, mis kogused on sinu jaoks parajad, nii et sul on kõht meeldivalt täis, et sa ei söö üle, siis ei saa kuidagi tekkida sul seda lisaenergiat kehas, mis peaks rasvaks talletuma. Ehk siis siin ongi hea võib-olla natukene toitu kaaluda, et saada aru, milline lihakogus näiteks sinu jaoks paras on, kui palju riisi sa võiksid süüa oma ühes portsjonis. Muidu sa ju ei tea seda, et kas sa silma järgi oskad seda hinnata? Ei oska. Aga kuidas siis inimene saab teadlikuks, kui ta ei soovi absoluutselt tõesti mitte üldse tegeleda kalorite sisestamisega ja toidu kaalumisega? Juba enne mainisin ka, tee endale selgeks tervisliku toitumise põhialused ja taldriku reegel, mis on näiteks süsivesikud, rasvad ja valgud, palju nad sulle annavad kaloreid, energiat ja kuidas nad peaksid olema tasakaalus. Näiteks taldriku reegel. Taldriku reegli järgi võiks siis pool taldrikust koosneda köögiviljadest, sellisest salatist. Veerand võiks olla süsivesik ehk siis teravili, näiteks riis, kartul, pasta, sellised asjad. Teine veerand võiks olla valguallikas, liha, piimatoode, kodujuust on ju munad, et mis annab sulle proteiini. Ja siis väike osa võiks olla seal ka kasulikud rasvhapped, milleks on siis avokaado, seemned, pähklid, et oleneb siis, mida sa parasjagu sööd. Kui sa saad sellest aru, siis sa oskad endale kõik toidukorrad niimoodi kokku panna. Näiteks võtame hommikusöök, hommikupuder. Väga paljud kurdavad, et hommikune puder jätab neil kõhu tühjaks.
ja näiteks söövad pudru ära, tunni aja pärast on kõht tühi ja siis juba ongi nagu tahtmine süüa mingit šoksi või kommi või mingit sellist magusat asja, et kiiresti energiat saada. Aga kuidas sa seda putru teed? Kui sa teed ainult kaerahelvestest, paned sinna natuke võib-olla piima ja peale paned moosi, sest millest see puder koosneb? See puder koosneb ainult süsivesikutest. Süsivesikud saad endale sisse, korraks tekitavad täiskõhutunde, aga see energia kaob sul suht kiiresti kehast ära. Nüüd, kuidas sa saad selle pudru endale tasakaalu? Sa sööd kõrvale näiteks muna ja paned veel juurde näiteks pudrule peale või kõrvale sööd pähkleid. Saad rasva. Ehk siis sul on olemas munast saad valku, pähklitest saad rasva ja siis need kaerahelbed annavad sulle süsivesikuid. Nii on sul toit tasakaalus, sul tekib paremini täiskõhutunne, su kõht püsib kauem täis ja saadki ilusti 3-4 tundi selle pudruga hakkama, kuni siis lõuna tuleb. Aga kui sul ei ole seda teadlikkust, siis sa ei oska seda endale kokku panna. Aga seda teadlikkus saab õppida. Ja muidugi on ka kogustes asi, sa võid endale teha väga tasakaalus pudru, aga kui sa teed selle portsu ikkagi liiga suure või liiga väikese, siis see on ka teine asi, mis ei ole hea. Kui sa sööd liiga vähe, siis ka sul läheb kõhti hästi kiiresti tühjaks. Ja kui sa sööd liiga palju, siis ja kui sa sööd päeval paljusid toite nii, et sul on kogused liiga suured sinu kohta, siis hakkabki süleliigne jälle talletuma sul rasvaks, et nii see ongi. Aga kuidas sa saad endal kogused paika? Sa võiksid ära kaaluda endal kaerahelbed näiteks, pähklikogused, et enam-vähem saaks paika. Ja seda aitab näiteks see, kui sa tellid toitumiskava või pead nõu mõne treeneriga, toitumisnõustajaga. Mina olen väga toitumiskavade pooldaja, sest toitumiskavad annavad inimesele ikkagi mingi suuna kätte. Muidugi väga oleneb, kuidas keegi seda koostab, meetodeid on erinevaid. Aga vähemalt toitumiskavast sa saad retsepte, mis on juba sinu jaoks tasakaalu pandud. Ja seal ongi kirjas võib-olla, et sinu jaoks sobibki 40 grammi kaerahelbeid, 1 muna ja näiteks 20 grammi pähkleid ja natuke piima. Toitumiskavast sa näed, et ahah, see ongi minu kogus, siis ma enam-vähem tean, kuidas teha seda putru. Võib-olla alguses kaalun selle 40 grammi ära paar korda, aga siis ma hiljem juba oskan silma järgi enam-vähem panna kogust. Väga lihtne. Ja nii õpidki tervislikumalt toituma. Minu kliendid on mulle väga palju öelnud, et nende eesmärk võib-olla ei olegi alati kaalu langetamine, see on täiesti okei, et nad tahavad lihtsalt kava saada ka sellepärast, et saada tasakaalus retseptide ideid ja et nad oleksid ikkagi enam-vähem nende jaoks paika pandud õigete kogustega. Et isegi kui nad kõike ei kaalu, siis nad saavad aru, mis selline ligikaudne kogus neile sobib. Et sellepärast minule väga meeldivad toitumiskavad, mina kunagi ise samamoodi sain oma toitumise selgeks tänu ühele toitumiskavale, mis küll mingi hetk muutus minu jaoks natuke võib-olla liiga üksluiseks, seal oligi reaalselt ainult vist 5 erinevat retsepti, mida siis iga päev pidid sööma. Aga ma saingi aru, sealt ma saingi selle teadmise näiteks, et pudru kõrvale võiks süüa valku ja natuke rasva ja mul hoopis kohe kõik oli teistmoodi, kohe kõik muutus. Et kaaluge seda, et investeerite sellesse ühekordsesse toitumiskavasse või teete mingi konsultatsiooni mõne toitumisnõustaja treeneriga ja see tasub kuhjaga teil ära. Te saate palju teadlikumaks ja saab isegi tellida kavasid niimoodi, et ei pea toitu kaaluma, et juba see treener või toitumisnõustaja, kes kava teeb, ta paneb sulle sinna toitumiskavasse kirja näiteks, et paned 7 supilusikatäit kaerahelbeid, võtad 1 muna, paned 1 supilusikatäie pähklikreemi, sellised asjad. Mina teen ka näiteks niimoodi vajaduse toitumiskava, kui tõesti keegi absoluutselt toitu kaaluda ei taha. Aga ma mõtlen see, et kui sa juba võtad seda 7 lusikatäit kaerahelvest, siis mis sa nüüd ära ei ole siis, et kaalu peale korraks panna ja vaadata, et sul tuleks näiteks 40 grammi. Ei tasu üle mõelda, ei tasu enda jaoks seda nii raskeks mõelda, see ei ole maailma lõpp, kui sa pead paari toiduainet natuke aega võib-olla kaaluma lihtsalt, et saada endale kogused paika. Ja väga soovitan osaleda ka erinevatel võib-olla kursustel, lugeda raamatuid, lugeda artikleid,
osaleda mingitel väljakutsetel, mis just on suunatud siis tervisliku toitumisele. Kui sa nendes hästi palju osaled, võib-olla esimesel korral tundub sinu jaoks tõesti raske ja keeruline ja liiga palju infot, aga kui sa kogu aeg võtad osa sellistest asjadest ja loed, siis mingi hetk see kinnitub sulle ja sa saad järjest enam aru ja järjest loogilisemaks kõik sinu jaoks muutub. Näiteks, miks mina teen neid challenge-eid, on ka see põhjus, et igal challenge'il ma üritan inimesi harida ja ma tean, et võib-olla see üks challenge võib-olla ei muuda täielikult selle inimese elustiili ja mõttemaailma, aga väga-väga paljud osalevad minu challenge itel mitu korda ja lõpuks nad ütlevadki, et vau, et ma oskan ise nii hästi toitumist paika panna, ma kasutan ka näiteks vahepeal toidu trackimise äppi, et lihtsalt panna endale retsept kokku või et ma olen saanud palju teadlikumaks. Nüüd ma saan aru, miks mul kõht täis püsib, sest ma söön piisavalt proteiini ja kasulikke rasvu ka. Sellised asjad. Ja ükskord võib-olla ei mõjugi nii, et kohe kõik on teada, aga kui sa nagu järjepidevalt õpid ja loed ja huvi tunned, siis mingi aja jooksul on see kõik väga selge. Mina olin kunagi täiesti teadmatu toitumises, ma ei saanud mitte midagi sellest aru. Nagu reaalselt, mitte midagi. Ma joon vett vahepeal. Aga siis mul samamoodi, mul oligi see, et minul sai kõik alguse sellest ühest toitumiskavast. Sealt edasi ma hakkasin ise uurima ja lõpuks siis nii see läks ja nüüd ma siis räägin teile YouTube'is toitumisest. Et vaata huvitav, kuhu elu on ju viib. Et jah, et ammutage ise infot ja nipp, jälgige neid inimesi, kes teid inspireerivad selle koha pealt ja kui te seda järjepidevalt teete, siis mingi hetk teil juba ise klikib nii-öelda ära. Ja siis tegelikult ei peagi otseselt ju kogu aeg jälgima nii-öelda kaloreid ja kaaluma toitu. Mina soovitan alguses seda teha ja sellest ei tasu ka väga kinni jääda. Ma tean, et paljudel on ka see probleem, et nad ei suuda sellest võib-olla mingi hetk välja tulla, nad on nii harjunud trackima, aga usalda ennast, usu endasse. Kui sa oled juba toitumise osas teadlikum, siis sa oskad väga hästi ilma kaloreid sisestamata ja toitu kaalumata endale väga nagu tervisliku menüü kokku panna. Et usu endasse rohkem ja sa saad sellega ilusti hakkama, et ei tasu üldse põdeda, sa ei lähe paksuks sellest. Ja intuitiivne toitumine on väga okei ja ma täiega pooldan seda, aga ainult juhul, kui inimene reaalselt saab aru ja oskab hinnata toiduportsjoneid ja ta saab tervisliku toitumise põhitõdedest aru. Vastasel juhul ei ole sellest intuitiivsest toitumisest kasu. Kui sa intuitiivselt sööd kommi ja küpsist ja pitsat ja burgereid ja sul toidukorrad on täiesti metsas, siis sellest ei ole ju kasu. Seetõttu mina ujun natukene vastuvoolu võib-olla mõnede toitumisnõustajate ja teiste treeneritega, kes raiuvad ka, et toitumiskavad võib-olla ei ole nii head ja intuitiivne toitumine on parim. Mina leian, et mingi hetk peaksid ikkagi inimesed natukene tegelema sellega, et toiduportsjonid üle kaaluma, võib-olla ka natuke kaloreid jälgima, lihtsalt pakendite pealt ka vaadata, mis näiteks võtadki majoneesi, on täisrasvane majonees ja light majonees ja võrdlema, kui suur on näiteks kalorivahe ja tegelikult see light majonees maitseb ka väga hästi, aga sul on palju nagu vähem kaloreid pärast toidust tänu sellele. Mina usun, et see mõjub tegelikult pigem hästi ja sa ei pea seda absoluutselt terve elu tegema. Piisab võib-olla isegi nädalast ajast, mõnest päevast, kui sa lihtsalt vaatad need oma põhitoidud üle, mida sa sööd, kaalud üle või siis ongi võtad toitumiskava, mis sulle annab juhised ja sul on terveks eluks nagu probleem lahendatud. Et tegelege sellega, teha ennast teadlikumaks. See on väga oluline. Ja muidugi palju oleneb ka eesmärgist, et kas sa tahad lihtsalt vormis püsida või sul on väga selline tõsine plaan kaalust alla võtta. Siis kui sa ikkagi tahad väga nii-öelda kuivaks saada, kui sa tahad juba sellist nagu fitness vormi saavutada, siis seal paratamatult on ikkagi vaja natukene võib-olla rohkem jälgida. Aga ütleme tavainimesed, kes võib-olla fitnessiga otseselt niimoodi tegele, siis piisab täiesti ka sellisest lähenemisest, et teed natuke nendel asjad selgemaks, taldriku reegel selgeks ja sobib väga hästi. Mis need sammud on, et siis alustada kaalu langetamist ja muuta oma toitumist paremaks ilma, et toitu väga kaaluda ja kalorid trackida?
Asenda siis rammusad toiduained lahjemate alternatiivide vastu. Näiteks liha on ju, hakklihasid on väga rasvaseid, on delikatesslihad, mis on vähem rasvased. Piimatooted, samuti on jogurdid, mis on täis suhkrut, on maitsestamata jogurdid, mis on palju tervislikumad alternatiivid. Samamoodi nagu see majonees on ju, ma ütlesin ka ennem, mingid muud asjad veel, et lihtsalt jälgi nagu pakendeid. Ja söö kindlad toidukorrad, ära näksi kogu aeg. See näksimine on üks hullemaid asju üldse, sest iga näksi ja lisaampsuga sa ikkagi sööd endale kaloreid rohkem sisse kui vaja. Ja see tekitab pidevalt ka seda isu, et kui sa kogu aeg oma veresuhkrut tõstad mingi näksiga ja see langeb, siis see ei ole su organismile hea, sa tegelikult kurnad oma organismi ja sa tahad järjest rohkem seda magusat ja seda ampsu ja näksi. Kindlad toiduajad paika ja usu mind, asi hakkab väga hästi toimima. Hakka end rohkem liigutama, kuluta rohkem energiat, piira suhkrurikkaid ja rasvarikkaid tooteid, asenda need lahjematega, nagu ma just ennem ütlesin, ja alkohol on ka kindlasti üks salakaval asi, mis seda kaalu kergitab. Kui ikka iga nädalavahetus veinitada, siis nädala lõikes sa oled endaga lõpuks ikkagi niimoodi kaloritega väga suures ülejäägis ja nagu ma olen öelnud, kuhugi see peab talletuma. Ja tee rohkem ise süüa, ära Woldi ja Bolti kõik, et ära mine alati kergema vastupanu teed. Minu retseptid on ülilihtsad ja kiiresti valmivad, ma olen seda juba Instagramis nii palju tõestanud oma challenge itel. Enam lihtsamaks minna ei saa tervislik toitumine, lihtsalt ma olen selle teinud nii lihtsaks kui võimalik ja nii maitsvaks kui võimalik. Ei ole kuiv kana, ei ole kuiv riis, reaalselt sa saad süüa vahukoort ja šokolaadikreemi ja asju, lihtsalt ma olen need teinud tervislikumaks. Ja plussid, miks üldse kaloreid jälgida ja vahepeal toitu kaaluda, nagu ütlesin, teadlikkus, järjepidevuse tekitamine ja sul on suurem motivatsioon ennast liigutada, et kui sa tead, et sa sööd ikka, et sa üks päev sööd rohkem ja jood rohkem näiteks alkoholi, siis mõistlik on ennast ikkagi rohkem võib-olla liigutada ka, et see motiveerib sind trenni tegema. Ja miinused on siis võib-olla see, et kui see muutub kinnisideeks, siis sa ei suuda enam vabalt võtta, et see tekitab sellist hästi suurt stressi, see kinnisidee, et see on võib-olla selline asi, mis on tõesti kõige suurem miinus. Inimestel on lihtsalt see vaimsus ja kõik on väga erinev, mõni ei suuda sellega hakkama saada. Ja siis on ka liigne äärmus, et ala juba kaalutakse igat salatilehte ja üldse ei suudeta väljas söömas käia ilma, et mõeldakse kalorite lugemise peale. Ja vaimne väsimus sellest kõigest. Ma soovitangi võtta pigem vabalt, kui sa oled juba mingit aega toitu träkkinud ja sa lähed välja sööma ja tõesti sa tunned süüdi, et sa ei träki, siis ürita sellest kuidagi lahti lasta, sest tegelikult täpselt see asi, mis ma ütlesin, et usu endasse, ole enesekindlam, sest kui sa oled varem palju toitu träkkinud ja kaalunud, sa tegelikult tead, kuidas õigesti süüa. Jah, et sellised on siis minu mõtted kogu selle teema kohta. Mis ma kokkuvõtvalt veel ütlen, on see, et ei tasu üldse toitumise koha pealt üle mõelda. Tasakaal on kõige võti. Tee lihtsalt vahet töödeldud ja liialt suhkru rasvarikkal toidul, mis ei ole su kehale ja kvaliteetsel toidul, mis annab sulle palju rohkem energiat ja head enesetunnet. Ja selleks, et mingid muutused hakkaks üldse sul toimuma, sa pead olema järjepidev. Mitte nii, et nädal aega punnitad olla väga tervislik ja siis järgmised 2 nädalat on täiesti lappes. Sellest ei ole ju tegelikult pikemas perspektiivis üldse kasu. Vali, kumba elustiili sa siis elada tahad. Pidevalt toitumine lappes või siis ikkagi järjepidevalt toitumine korras. Ja minu reegel on 80-20, teate seda on ju. 80% ajast te olete ikkagi tervislikud ja vaatate, mida te sööte, et kõik oleks tasakaalus. Ja see 20% on peod, sünnipäevad, relax time, kõik sellised asjad, kus sa võib-olla võtad natukene alkoholi, käid reisil ja see on ideaalne tasakaal ja nii sa püsid väga hästi vormis. Aga kui sa teed vastupidi, et 80% ajast kõik lappab, sööd mida tahad, jood alkoholi, pidutsed, käid reisil palju, toitumise peale üldse ei panusta ja siis see 20% vahepeal võtad ennast kokku, siis see tulemusi kahjuks ei too. Üritame ikkagi teha seda 80-20% ja kui sa ikkagi enamus aja
oled väga-väga tervislik, siis ega sa väga ei tahagi enam, siis sa tunned kohe vahet, kui sa sööd mingi rasvase asja ära, et see ei ole su kehale hea, et see on tegelikult märk sellest, kuidas su keha võtab vastu neid mürke nii-öelda, mis sa saad sellest väga töödeldud toidust ja alkoholist. Aga vahepeal neid peab sööma ja see on täiesti normaalne. Kuidas öelda, elu peab nautima, kuigi elu nautimine on ka see ju, kui sul on palju energiat ja head enesetunnet ja hea kehakaal, et sa tunned ennast enesekindlalt, aga mulle meeldib ka vahest juua kokteile, süüa šokolaadi, mõni hea koogitükk. Aga ma teen seda kõike hästi tasakaalus, et see on see 80-20. Ja kaalu saab langetada ilma kaloreid lugemata, toitu kaalumata. Aga ma soovitan kas või natukene aega sellele ikkagi pühenduda, et su üldpilt saaks selgeks. Natuke peab vaeva nägema ja endale asjad selgeks tegema. Mina, nagu ma ütlesin ka, ma pooldan väga toitumiskavasid, neid on väga erinevaid, aga soovitan sellest investeerida, kui sa tunned, et ise ikkagi hakkama ei saa. Sa saad vähemalt ideid ja retsepte, mida süüa. Või siis jälgi minu Instagrami, panen sinna ka retsepte, osale minu challenge itel ja mingi aja pärast sa oled juba palju nagu targem selle toitumise koha pealt. Ja viimaseks ma lihtsalt toon ka teile oma näite, nagu ma ütlesin, ma kunagi olin ka veits vormist väljas ja ma kogu aeg rääkisin oma tuttavatele või sõbrannale ka, et tahaks olla paremas vormis. Ma rääkisin seda aastaid ja mitte midagi nagu ei muutunud. Ja siis mul see sõbranna lõpuks küsis, et sa räägid juba aastaid, et sa tahad olla paremas vormis, aga mida sa reaalselt selleks teinud ise oled? Ja siis ma mõtlesin, et ega ma suurt väga midagi teinud ei olnudki peale selle, et ma vingusin kogu aeg, et ma tahan olla paremas vormis. Aga see mind ju mitte kuskile ei viinud. Ja siis mul käis see klikk nii-öelda peas ära. Ja tellisingi toitumiskava ja sealt siis läks edasi. Sain enam-vähem aru, mis on tervislik toitumine. Kaalusin alguses osad toiduained kilusti ära, sellised just võib-olla liha ja teraviljad, et ma lihtsalt saaksin aru, mis kogused on mulle parajad. Alguses tegin seda mõnda aega ainult, siis mingi aeg üldse ma ei trackinud ega toitu kaalunud. Nüüdseks ma olen küll seda teinud pikemat aega, aga on perioode, kus ma juba pool aastat pole seda üldse teinud ja intuitiivselt toitunud. Mingi hetk ma enam selle toitumiskava järgi tahtnud süüa, mis ma tellisin tookord, sest see oli hästi üksluine ja siis ma hakkasin ise oma teadmistega endale retsepte tegema ja trackisin ka natuke kaloreid, et ma oskaks need retseptid endale paika panna. Ja see andis mulle lõpuks nii hea ülevaate, et sain aru toitainete väärtusest, palju mingi toit mulle energiat annab ja lõpuks oskasin ise teha palju paremaid valikuid. Ja olen saanud väga edukalt hakkama ka nendel perioodidel, kui ma ei ole üldse trackinud, olen palju väljas söömas käinud ja ei ole üldse mõelnud selle peale, aga lihtsalt ma juba oma peas tean, kuidas ma peaks toituma, et see oli minu jaoks lihtsalt väga kasulik. Nii et ei tasu üle mõelda ja üle stressata ja mõelda kohe selle peale, et see kõik on nii stressirikas, et mis nüüd saab. Elus peab vahepeal tegema asju, mis alguses võib-olla ei tundu nii meeldivad, aga kui sa hakkad neid tegema, siis see ei tundugi tegelikult nii hull. Ma loodan, et te saite natukenegi siit mingeid mõtteid endale ja ma loodan, et ma liiga karmilt või konkreetselt ei kõlanud, aga nii lihtsalt on. See on reaalne elu ja need on minu mõtted selle teema kohta. Kui ma saan teid kuidagi aidata, nõu anda, siis kindlasti kirjutage mulle, jätke kommentaar või kirjutage mulle Instagramis või Facebookis, sest ma tahan seda teadlikkust hästi palju levitada, see on nii-öelda minu kirg, see on minu töö. Te saate absoluutselt kõigega hakkama, uskuge mind, ärge lihtsalt mõelge üle ja ärge mõelge, et iga asi tekitab stressi. Ei tekita, lõpuks kui te oma eesmärgi saavutate, et tunnete ennast nii hästi ja see väike vaev, mis te olete võib-olla pidanud selle jaoks pühenduma, see ei tundugi tagantjärgi üldse nii hull. Aga olge tublid. Varsti olen jälle tagasi uue videoga ja siis ma räägin juba võib-olla oma seda bikiini fitnessi teekonda rohkem. Aga mõnusat päeva jätku teile. Tšauki!